Austatud Riigikogu istungi juhataja, head kolleegid! Riigikaitsekomisjon arutas eelnõu enne esimesele lugemisele esitamist oma käesoleva aasta 14. jaanuari istungil. Eelnõu esitaja esindajana tutvustas asjasse puutuvat Riigikogu riigikaitsekomisjoni liige Jaanus Karilaid. Nimetatud komisjoni istungil osales eksperdina Kaitseministeeriumi kantsler Joonatan Vseviov. Riigikogu juhatuse poolt eelnõule määratud muudatusettepanekute esitamise tähtajaks, milleks oli 31. detsember 2015 kell 13.00, eelnõule mitte ühtegi muudatusettepanekut ei esitatud. Riigikaitsekomisjon, kus osalesid kõik 9 riigikaitsekomisjoni liiget kõikidest Riigikogu fraktsioonidest, otsustas häältega 6 poolt ja 3 vastu seda eelnõu mitte toetada. Eelnõu mittetoetamise põhjused on alljärgnevad. Kahtlemata on eelnõus tõstatatud olulised teemad. Ega muidu poleks Jaanus Karilaid meie ees ka nii pikalt seisnud ja ette kandnud. Ent tõele silma vaadates täidesaatev võim juba tegeleb nendega. Näiteks valitsuse 2015–2019 aasta tegevusprogrammi järgi on prioriteet elanikkonna kaitse. On moodustatud elanikkonnakaitse rakkerühm, kelle ülesanne on koostada vastavasisuline kontseptsioon. Samuti tegeldakse rannikuseire, kaitse ja keskkonnakaitse küsimustega, mis on erinevate ministeeriumide valitsemisalas. Parlament väljendab poliitilist tahet, tegeleb strateegilist laadi juhiste andmisega täitevvõimule. Parlamendilt ei oodata demokraatlikus õigusriigis otseseid taktikalisi juhiseid, nagu millist riigikaitselist relvastust või konkreetset kogust peab Kaitseministeerium ja Kaitsevägi hankima ning millistele üksustele tuleks vastav relvastus anda. Eelnõus välja toodud väga konkreetsed võimearendused eeldaksid kas kaitsekulutuste märkimisväärset suurendamist või kavandatud arenduste eiramist. Täna kehtivas 2010. aasta riigi julgeolekupoliitika alustes on selges eesti keeles kirjas põhimõte, et riigikaitsekulutuste osakaal on 2% siseturu kogutoodangust. Tuleb tõdeda, et Eesti Vabariigi kulutused riigikaitsele on juba täna suuremad kui 2% SKP-st. Täpsemalt 2016 on see 2,07% ehk 449 miljonit eurot ja eelmisel aastal oli see ka suurem kui 2% ehk 2,3% ehk 418 miljonit eurot. Suuremad kui NATO liikmesriigi kohustuslikud kaitsekulutused ehk see 2% on seotud vastuvõtva riigi toetusega, host nation support, ehk teisisõnu meie liitlasüksuste kohalolekuga Eestis. Edasi, relvasüsteemid on kallid. Nad peavad olema ka jätkusuutlikud. Selleks, et sellest aimu saada, märgin, et eelnõus välja toodud tankitõrjesüsteemi Javelini 1 rakett maksab baashinnana 73 000 eurot, kuid kui sellele lisada administreerimis, transpordi ja muud kulud, siis see summa on peaaegu 2 korda suurem ehk 130 000 eurot. Riigikaitsekomisjoni enamus leidis, et keskenduda tuleks pigem strateegilistele dokumentidele, nagu käesoleval aastal Riigikogu menetlusse esitatavale julgeolekupoliitika alustele, mille kiidab heaks Riigikogu ja mille koostamisele on kaasatud riigikaitse- ja väliskomisjon. Eeltoodu tähendab, et poliitiliselt on võimalik kokku leppida ka veel suuremad kaitsekulutused kui 2,07% SKP-st. Riigikaitsekomisjon on osaline riigikaitse arengukava koostamisel ja eriti suurt rolli mängib parlament arengukava täitmise kontrollijana. Riigikaitse arengukava aastani 2022 seab kaitsevõime tugevdamise prioriteetsed suunad ja üldised ressursipiirangud kaitsevõime arendamisel. Arengukavas toodud eesmärke täpsustatakse iga-aastaselt keskpika perioodi arengukavades ja riigieelarve strateegias.
Seega ei pea ootama aastani 2022, vaid vajadusel on võimalik reageerida kiiremini. Täiendavalt on võimalik korvata puuduolevaid võimeid liitlaste abiga. Riigikogu liikmel ja komisjonil on seadusest tulenev õigus teostada parlamentaarset kontrolli täidesaatva võimu tegevuse üle, mida näiteks Riigikaitsekomisjon Kaitseministeeriumi valitsemisala üle ka teeb. Ja lõpuks. Riigikaitsekomisjon otsustas oma 14. jaanuari istungil konsensusega teha Riigikogu juhatusele ettepanek lülitada arutluse all olev eelnõu esimeseks lugemiseks Riigikogu käesoleva aasta 21. jaanuari istungi päevakorda. Komisjoni ettekandjaks määrati siinkõneleja ja veel otsustas Riigikaitsekomisjon konsensusega teha Riigikogule ettepanek panna eelnõu lõpphääletusele. Eelnõu vajab Riigikogu otsusena vastuvõtmiseks Riigikogu koosseisu häälte enamust. Tänan. Hea ettekandja, ma tänan teid. Teil on ka küsimusi. Heimar Lenk, palun. Aitäh, lugupeetud ettekandja. Ma saan aru nüüd, et eelmisel ehk 2015. aastal loodi, nagu te nimetasite, elanikkonnakaitse komisjon või midagi taolist valitsuse juures. Ega teil ei olnud juttu, ja kui ei olnud juttu, võib-olla te ise siis vastaksite, et miks see komisjon loodi 25 aastat pärast seda, kui Eesti taas iseseisvus? Kas 25 aasta jooksul ei mõeldud elanikkonna julgeolekule? Ja küsimuse teine pool, mida tähendab relvastuse jätkusuutlikkus? Kas see tähendab, et rakett peaks vastu pidama 46 aastat? Aitäh. Esimesele küsimusele vastan nii, et seda komisjonis seda 25-aastast lünka, nagu te viitasite, jutuks ei tulnud. Ja jätkusuutlik tähendab siiski seda, et relvasüsteemid peavad olema integreeritud. Aitäh. Jaanus Karilaid, palun. Aitäh, hea juhataja, hea ettekandja. Te väitsite väga võimsa lausena, et valitsus juba selle eelnõu rakendamisega tegeleb. Ja selline lause kõlas. Aga ma küsiksin üle, et milliseid tegevusi on siis planeeritud, et Kaitseliitu kaasata õhutõrjevõimekuse tõstmiseks ja kas on plaanis siis tõesti neid ülilühimaa raketi õhutõrjesüsteeme hankida? Aitäh. Esindan siin Riigikaitsekomisjoni ja vastavasisulist käsitlust meie sellel arutlusel ei arutatud. Aitäh. Märt Sults, palun. Peeter Ernits, palun. Hea juhataja ja ettekandja. Kuulsin rõõmuga, et valitsus juba topib neid 4 auku kiiresti kinni, aga ma küsin, et mis ajaks siis Eesti inimesed on varustatud korraliku varjendiga ja väike küsimus veel, et äkki teie teate, kas Stenbocki majas on varjend olemas? Aitäh. Mulle kangesti, nagu ma alati kiidan Peeter Ernitsat tema ajakirjanduslike küsimuste eest, need küsimused meeldivad, aga tõtt öelda ei puutu see hetkel arutluse all oleva eelnõu sisusse. Enn Põlluaas, palun. Aitäh, hea eesistuja, lugupeetud sõnavõtja. Eesti julgeolekupoliitika alused ja Kaitseväe arengukava on juba aastaid vanad dokumendid. Maailm on vahepeal suuresti muutunud. Venemaa on otseselt agressiivseks, ründavaks riigiks muutunud, kes on algatanud erinevaid konflikte. Milles seisneb see teie selline arusaamine, et me peame jälgima neid tänases geopoliitilises olukorras vananenud dokumente ja ei võiks neid arengukavades ette nähtud võimekuse tõstmisi ettepoole tuua? Kas te tõesti arvate, et Venemaa ootab seda, kuni meie toimime oma arengukava järgi ja alles siis ründab näiteks, kui ta seda soovib? Aitäh. Jah, julgeolekupoliitika alused tulevad meil Riigikaitsekomisjonis ja vastavalt siis ka hiljem siin suures saalis arutlusele juba lähiajal, et mitte öelda lähikuudel. Aitäh. Marika Tuus-Laul, palun. Aitäh, hea esineja. Te mainisite, et komisjonis oli jutuks ka siin raketid loomulikult on kallid.
aga võib-olla võiks alustada niisugusest väiksemast ruuporitest. Me näitaksime head tahet üles. Kas sellest tuli juttu, et põhimõtteliselt millestki alustada? Aitäh. Hea küsija, ruuporid meil spetsiifiliselt kõneks sellel koosolekul ei olnud. Aitäh. Nii, mu abilised ütlevad, et Märt Sultsil on küsimuse õigus kasutamata, kuigi tema nime ees on number 2, aga tegelikult ta ei ole saanud küsida. Märt Sults, palun. Suur aitäh, hea eesistuja, hea ettekandja. Jaanus Karilaiu ettekanne oli hästi põhjalik ja sisuline. Et just nimelt riigi sisekaitsevõime ja isiklik kaitsevõime peab väga-väga kõrge olema. Ma toon ühe hullu näite ühest hullust päevast, mis oli nagu nimetatakse mingisuguse metallimehe öö näiteks Tallinnas. Ja tol päeval ma sattusin Citysegi poodi, ostsin omale isiklikule relvale parasjagu padruneid, et minna lasketiiru. Ja minu ees seisid mundris mehed, kes olid politseinikud ja kaitseliitlased ja ostsid oma isikliku raha eest kummikuule ja kõiki muid asju. Ma nägin seda ise oma 2 silmaga. Ja et õhtuks vaja, et äkki lähevad rahutused lahti. Ma ei saa aru, miks pärast te ei taha toetada Jaanus Karilaiu Keskerakonna initsiatiivi. Aitäh. See ei sõltu minu isiklikust tahtest. Ma ütlesin, kuidas oli hääletustulemus. Hääletustulemus 2/3 meie komisjonist oli selle eelnõu vastu, ei toeta seda, ja 1/3 oli selle poolt, ehk siis Keskerakond ja EKRE. Oudekki Loone, palun. Aitäh, härra juhataja. Aitäh, proua ettekandja. Et teie ettekandest selgus, et valitsus juba tegeleb kõigi nende probleemidega ehk on tunnistanud, et need julgeolekuaugud on tõepoolest olemas. Nüüd, kui me mõtleme kriisiolukordade peale, näiteks terroriakti või suure loodusõnnetuse või majanduskatastroofi peale, siis võib juhtuda, et seal on vaja väga kiiret omavalitsuste vahelist koordinatsiooni, näiteks elanikkonna evakueerimiseks ühest omavalitsusest teise. Milline on siis praegune riigipoolne tugi omavalitsustele selliseks omavalitsuste vaheliseks kriisikoostööks, väljaõpe neile, treeningud, kindlus, et vajadusel on alati tagatud Eesti elanikkonna kaitse ja et omavalitsused on harjunud seda koos tegema? Aitäh. Suur tänu. Mul on kahju, et hea küsija tollel hetkel, kui me külastasime Siseministeeriumi ja rääkisime just sellest elanikkonna kaitsest ja rakkerühmast, et te siis veel ei olnud Riigikogu liige. Selline teave on meil olemas, nii et võite küsida lahkesti Jaanus Karilaidilt, kes tollel istungil oli Siseministeeriumis. Aitäh. Rohkem küsimusi ei ole. Tänan.